lõppsõna? No ma arvan, et kirikus käimine või nii-öelda nagu kirikusse tulemine, eriti, või mina oskan ainult läbi õigeusu sellest rääkida, et see on kõige pungim asi, mida on võimalik teha. Ja mis ma sellal silmas pean, on see, et mina kasvasin üles mässumeelse inimesena ja samamoodi väga paljud inimesed, nii minu vanemad kui ka teistes riikides minu vanemad inimesed ja on terve elu valinud erinevaid asju, mille vastu mässata. Ja mõnda aega elades, siis, eks ole, saad aru, et Nõukogude Liit ja Euroopa Liit ei ole üksteisest nagu nii väga erinevad tegelikult, eks ole, et seal on erinevad maitseained lihtsalt, aga tegelikult see supp on sama. Just, eks ole, supp on sama, see juhtiv tees tegelikult on ka sama. Ja sellest veel sügavamale minnes, siis kui mõtled, et võiks siis ükskõik missuguseks ole mingisuguse organiseeritud üldse ühiskonna juhtimise vastu võidelda, siis varsti jõuad ka selleni, et tegelikult lõpuks nagu ma ei ole mitte mingisuguse süsteemi või mingisuguse riigi ori, vaid see asi, mille ori ma kõige rohkem olen, on kõik minu mingisugused igapäeva needsamad nõrkused, ihad ja kired, mis lihtsalt lohistavad mind ühes ja teises viisis. Ja mingit aega on võimalik iseendale öelda, et kui ma lihtsalt teen oma kirgede ja tunnete ja ihade nagu taktis asju, et siis ma justkui olen vaba, et ma teen seda, mis ma tahan. Aga kui sa piisavalt kaua niimoodi teed ja silmi lahti hoiad, siis muutub ilmselgeks see, et mina ju ei vali, mille järgi mul iha on. Mina ei vali seda, mis kirg mulle peale tuleb. Ja kui mul lihtsalt tuleb nälg ja siis ma lähen söön seda, mille nälg mul on, või ma lihtsalt tahan seksida ja siis lähen seksin, või ma lihtsalt nagu, mis iganes viisil tahan mingisugust oma vajadust väljendada, siis ma tegelikult olen lihtsalt nende vajaduste, ihade ja kirgede ori. Ja see on viimane asi, mille vastu saab üldse mässama hakata, mis on kõik need kired ja kõik need ihad. Ja sellepärast ma arvan, et see on kõige pungim asi, mida teha. Ja ma arvan ka, et vaba tahe ei tähenda seda, et sa saad teha igat kirge, igat iha, igat nagu sellist asja, mis sulle pähe tuleb, vaid päris vaba tahe tähendab just vastupidist asja, päris vaba tahe tähendab seda, et sa saad teha asju, mida sa ei taha teha. Ja see on ainukene vaba tahe, mis on tegelikult olemas. Ja see on nagu kõige pungim asi, mida inimene saab väljendada ja teha. No seda, me oleme siis nüüd jõudnud lõppu Tähenduse teejuhtide 255. vestlusringiga kõige pungim asi. Ma arvan, et see jääb selleks pealkirjaks. Lõpuks saime siit lõppsõnast ka pealkirja, nii et suurepärane aitäh teile, oli rõõm teiega rääkida. Aitäh, Aleksander Eeri Laupmaa, aitäh, Tõnu Trubetski. Aitäh kõikidele, kes meid kuulavad, aitäh kõigile, kes on teinud saate võimalikuks ja lähme siis taas lahku suuremate sõpradena, kui me enne olimegi. Hurraa! Hurraa!